vaatame ühe video. Vaatame nüüd ühe video väikese Mattiase loo. Tema sündis haruldase immuunpuudulikkusega ja tänu Eesti arstide koostööle ja inglise kolleegidele sõitis tema siis mõne kuu vanusena diagnoosi täpsustamiseks ja raviks immuunpuudulikkusega haigete ravile spetsialiseerunud keskusesse Inglismaale, Newcastle'isse ja kuhu siis nemad jäid terveks aastaks. Ja Mattiase ema Elina Mark räägib siis meile ühes videoloos nüüd nende loo. Vaatame. Räägi Elina, kuidas te Mattiase diagnoosini üldse jõudsite, et kui Mattias sündis, siis mis sulle öeldi või kuidas üldse märkasid, et Mattias ei ole võib-olla päris? Ega kohe alguses ei saanud ka aru. Meil läks tegelikult peaaegu pool aastat, et esialgu ta oli ju emapiimast saadud antikehade peal, aga jäi haigeks. Esialgu tuli nohau, siis tuli köha, ei paranenud ära, läks ainult hullemaks, tekkis hingamisraskus, tulime kliinikusse ja siin läks ka tegelikult, ma arvan, 2 enne kui leiti üles, et mis asi see tekitaja üldse on. Ja siis leiti, et on tsütomegaloviirus ja see lõi siis häirekellad nii-öelda käima. Et miks lapsel üldse selline viirus selliseid sümptomeid tekitab, et see on meil kõigil ju praktiliselt igal ühel. Ja eks siis sealt hakatigi uuriti siis meeletult palju analüüse, ja mingi hetk jõuti jälile, et immuunsüsteem ei tööta nii, nagu ta peaks töötama. Et sellist lõplikku diagnoosi siit Eestis tegelikult me ei saanudki. Et lihtsalt saime aru, et on immuunpuudulikkus, on mingi suur probleem ja siis sealt edasi suunatigi meid tegelikult juba Newcastle'isse edasisteks uuringuteks, mis kulmineerus sellega, et tegelikult me olime seal lõpuks aasta aega ravil ja nii ta läks. Ma tahtsin küsida, et kuidas üldse see võimalus teil tekkis, et te saite Newcastle'isse? Et see, ma saan aru, et tekkiski lihtsalt tänu sellele, et siin ei jõutud õige diagnoosini kohe. Jah, et ma arvan, et üks osa oli kindlasti see ja teine osa oli see, et doktor Tiia Vooril, see, kes oli Mattiase raviarst siin, et tal oli eelnevalt see Newcastle kogemus, positiivne kogemus olemas ja eks tema nagu väga palju surus seda, et ikkagi minna spetsialiseerunud keskusesse tegelema edasi. Et kui Tiiat poleks olnud, siis ma usun, et tõenäoliselt me ei oleks sinna saanud ka. Ma enne siia arutasime, siis sa ütlesid, et siis sul võib-olla ei oleks Mattiast täna ka, kui sa poleks sinna saanud. Ma kahtlustan küll jah, üsna kindlalt, et seal tegelikult läks neil ka 4 kuud aega, enne kui nad kindla diagnoosi paika said ja nii palju, ma ei ole geneetik, aga nii palju, kui ma aru sain, siis et 71 erinevat mutatsiooni sellel ADA puudulikkusel oli varem tuntud ja Mattias oli siis 72. Et võib-olla sellepärast siin Eestis esialgu ka tegelikult ju üles ei leitud. Et lihtsalt täitsa uus mutatsioon. Mis seal Newcastle'is Mattiasega tehti? Oh jumal, mis seal ei tehtud? Kõike tehti. Väga lahe oli see, et kohe alguses pandi meile ju meeletu meeskond, et erinevad geneetikud, raviarst oli meil Andrew Kenneri, kellega me siiamaani suhtleme tegelikult ja on hästi soojad mälestused. Aga mis oli lahe, oli pandi ikkagi füsioterapeutide meeskond, toitumisnõustajad, kõik otsast lõpuni, et kuidas üsna ruttu oli selge see, et see keemiaravi ja luuidi siirdamine tuleb, vahet ei ole, kas nad leiavad diagnoosi või ei leia, aga immuunsüsteem ei töötanud. Ja siis see, kuidas last üritati saada nii maksimaalselt terveks selleks keemia ravimomendiks, et see oli päris lahe. Et igasugused spetssöödad, füsioteraapiad, järjepidevalt aasta aega, et ilma selleta ma arvan, et poleks sealt nii head tulemust võib-olla tulnud. Kaua te olite Newcastle'is? Peaaegu aasta. Ja siis siirdamiseni läks, diagnoos tuli 4 kuu pealt ja siirati, ma arvan, siis kui laps sai aastaseks või. Jah, et 6. jaanuar on tal muidu sünnipäev ja siirdamise kuupäev oli 24. jaanuar. Ja siis olimegi juunikuuni praktiliselt. Mis tahan öelda, et tagasi tulite siis, kui oli juba ilm soe? Jah, ja tagasitulekuga oli ju see häda, et COVIDi esimene laine tuli
et see tegi korraks ikka väga õõnsaks, et värske immuunsüsteemiga laps on ju, et kuidas me Eestisse saame, et siin juba plaan B oli see, et liinilennuga muidugi ei tule, aga et äkki ämm võtab matkaauto Eestist, on ju, pakib selle toitu täis ja siis tiksume mööda Euroopat, on ju, nii-öelda siis enam-vähem ohutuskeskkonnas. Aga tänu lastefondile ju läks meil palju paremini, et... Ja, et üks eralendur. Jah, tuli meile otse Newcastle'isse järgi ja tõi meid oma eralennukiga otse Tartusse. Räägi, kuidas Mattisel nüüd läheb, sellest on nüüd möödas 5 aastat? 5 aastat, jah. Mattias on täitsa tavaline laps, pätusi täis, teeb pahandust hästi palju. Väga tore on, väga südamlik on. Arste kardab meeletult, et ma ei tea, kas ta siis mäletab midagi sellest ajast või ühesõnaga, arstidega meil see suhe väga hea ei ole, aga muidu on täiesti terve laps, selles mõttes kõik viirused, kõik haigused, kõik mis saab, põeb ilusti läbi, immuunsüsteem töötab, mingisugust äratõukereaktsiooni pole olnud, ei tohiks tulla ka enam. Et selles suhtes on hästi, et saame selle seikluse siis nii-öelda panna selja taha, loodetavasti. Täna ja praegu on Mattias haige? Jah, on mingisugune viirus lasteaias. Perearst arvas, et oleks mõistlik teha väike antibiootikumi kuur, et bakteriaalne nohu on tekkinud. Et lihtsalt 6 aega juba luriseb ja köhib aga näha on juba, et see paar päeva on teinud ta tegelikult praktiliselt terveks. Kuidas see taastumine läks sellest siirdamisest? See oli pikk selles mõttes. Igasuguseid sümptomeid oli palju, põhiliselt just keemiaravi pärast. Ja kõige hullem, millega me tegelikult tegelesime peaaegu 2 aastat pärast siirdamist, oli tuberkuloos. Sest meil ju imikud saavad kõik tuberkuloosivaktsiini on ju kohe sünnitusmajas ja see on elus vaktsiin ja lapsel immuunsüsteemi ju ei olnud. Tuberkuloosibakteril oli väga hea paljuneda igal pool, nii et keha ei tuvastanud ja siis pärast siirdamist, kui ta immuunsüsteem tuvastas lõpuks selle tuberkuloosi, et siis läks asi korraks koledaks, aga meil selles suhtes läks hästi, et see oli lokaalne tuberkuloos. Et see süsti koha juures, tal on siiamaani meeletu arm õla peal, et see koht hakkas korralikult mädanema ja keha hakkas väga võitlema, aga organid ja kõik elutähtsad asjad tegelikult jäid õnneks puutumata, et lihtsalt ravisime seda tuberkuloosi ja haava siis päris pikalt. Kui tihti sa oled hirmu pidanud tundma Mattise pärast? Milline ema ei tunneks lapse pärast hirmu? Et selles mõttes ma arvan, et see hirm, mis mul täna on selline nagu kõikidel emadel ikka oma laste üle on, aga kuskil kuni aasta või isegi rohkem pärast siirdamist, siis oli ikkagi veel hirm, et kas tekib äratõukereaktsioon, mis iganes juhtub, et nii kui midagi lapsel oli, on ju, et siis me olime kohe kõik valmis, samamoodi meie raviarst siin Eestis, et käisime ju kogu aeg kontrollides, aga mingi hetk, kui see nii-öelda ohtlik aeg mööda sai, siis kuidagi rahunesime meie ka maha, et näha on, et kõik toimib. Newcastle'is sa olid seal nüüd väga pikalt. On see sinu hinnangul ka selline professionaalne keskkond, kus teatakse ja tuntakse võib-olla seda immuunpuudulikkust läbi lõhki? Absoluutselt. Ma ei ole küll käinud teistes maailmakeskustest, aga see, mis meid seal ootas ja see, kuidas uuriti, meie eest hoolitseti, kui tähtis oli patsient meie sealsele raviarstile, et kindlasti tippude tipp, et väga lahe oli see, et see raviarst Andrew Kenneri ise, ta on arst, aga ta on ka tippteadlane, et ta väga palju uurib erinevaid ravimeetodeid just siirdamiste osas ja igasuguste haiguste, immuunhaiguste osas. Et hästi lahe, et kuna ma olen ise ka teadlane, et siis meil raviarstiga oli seal väga palju selliseid huvitavaid diskussioone. Siiamaani suhtlete? Ja, et lubas meile Eestisse külla tulla, et väga tahab näha lumist talve. Nii et tere tulemast, lund sajab. Just. Tere, Tiiavõr ja kõik teised, ma olen tugev nagu superstaar jääpurikas ja mul on väike karu. Aitäh.
selliseid lugusid vaadates, mis täna kõik tegelikult meie ees on olnud ja see kaasa arvatud, et paneb tundma ja mõtlema, et kui imeline on teadus. Kui imeline on teadus, et kes väidab vastupidist, no hakkame vestlema.